Sikli. Ja. Tere, mina olen Mattias. Tere, mina olen Aaron. Tere, meie oleme klounid. Ja teie vaatate saadet Hookus Pookus. Noh. Rainbow. Puhvetti Piret. Puhvetti reform. Rainbow taas. Rainbow taas. Puhvetti reform. Puhvetti Piret. Rainbow. Teie ees on Rainbow taas. Tervist, mina olen Markus Rainbow ja see on Rainbow Montage, meie esimene saade. Me oleme täna kooli puhvetis ja me räägime Puhveti Piretiga sellest, mida tema arvab siinsetest muudatustest. Tere Piret! See on Piret, meie kooli puhvetitädi. Mul on sulle paar küsimust. Võid siis vastata ausalt. Ja valetada ka võib? Võid valetada ka, kui heaks arvad. Mis juhtus puhveti hindadega? Siin mingi aeg tagasi muutusid puhveti hinnad. Mis sa sellest arvad? Tänu sellele, et kuna hinnad on nii kaua olnud ühesugused, siis otsustati, et nii palju on elu kallimaks läinud ja hinnad, toodete hinnad on nii palju ka tõusnud, siis tehti ka siin väike korrektiiv. Aga tegelikult läks ainult kallimaks tortilla ja jäätee. Iseenesest muud midagi. No see on loogiline ka, et ja ma arvan ka, et koolipuhvet ei ole see koht, kus kõik hinnad peaks olema raiutud kivisse. Ma olen teiega nõus. Tore. Kas selle hinnamuutuse tõttu hakkas siin vähem või rohkem inimesi ka käima? Kas te olete märganud? Ma ei ole märganud seda veel. Ei. Kellel ikka on vaja, see maksab ka 30 senti rohkem ja tuleb ikka ostab. Tühi kõht ei seisa. Tühjana. Peab ikka täitma kogu aeg. Tõsi. Kas teil on mingi lemmikklient ka? Kes see on? No mul on kõik need 1000 ja natuke peale. Kõik on lemmikud. Kõik need 1000 õpilast, kes on pluss veel õpetajad. Kõigiga saate hästi läbi? Absoluutselt. Seda on hea meel kuulda. Kas teil on mingi enda lemmiktoode ka siin puhvetis tekkinud? Et mingi lemmikasi, mida müüa? Ise tahaks ilmselt osta. Või siis mida te ise vahepeal näpate? Ja Snickersi jäätis. See on see väikese batoonika. Ja just. See on mu lemmik. Te olete ise vegan? Ei ole. Ei ole? Kõike sööja. Kas teie arvates võiks siin olla rohkem mingisuguseid vegan tooteid ka? No ma arvan, et võiks võib-olla mõned asjad, mingid salatid, aga noh, ega me ei saa ka lõppude lõpuks kõike teha nii, et üks on vegan ja teine on laktoosi ei talu ja aga noh, valik on selline, et iga üks midagi leiab. Et hommikul on ikka letid lookas ja õhtuks on tühjad? Õhtuks on peaaegu tühjad, jah. No siis täidab oma eesmärki vist puhvet. Aga see oleneb ka palju sellest, mis koolitoit on. Et kui on ikka supipäev, siis on Piretil tööd palju. Et suppi söövad lapsed vähem üldiselt? No ilmselt see ei täida kõhtu, eriti gümnaasiumi omadel. Et siis tuleb ikka siit ise osta. Kas võiks olla suuremad portsud äkki koolisööklus? Ma arvan, et supiports ei loe sellest. Et kui sa ka suppi sööd 2 taldrikut, ega sul ikka kõht läheb tühjaks. Ja kes ikka tahab rohkem, sellele alati ma arvan, et antakse ka juurde, eriti suppi. Kas õpilaste enda mingid soovitused või arvamused, et mis siin puhveti lettidel on, et kas sellega arvestatakse palju? Ikka, jah. Tänu sellele nüüd, et see vegani asi siin on, siis on meil see hummuse leib ja siis kikerernega tortillad ja siis tüdrukud veel pidid mulle ütlema mingi vegan salati, nii et ma arvan, et koostööd saab teha. Alati on kõik ettepanekud teretulnud. Et kui mingi soov või soovitus õpilastel on, siis nad alati saavad selle öelda ja ilmselt arvestate selle. Kui on võimalik täita, siis teeme alati. Noh, mis on? Jaanika. Kus? Kas sa nutad? Kuule ära nuta.
ära töina, võta, näed, ole meheks. Ja teie ka seal, ärge muretsege, me tegime inimese loo meie endisest väga toredast huvijuhist Jaanikast, just nimelt. Nii et pole midagi, vaatame üle. Nii, tere, oleme siin 32. keskkooli huvijuhi ruumis ja meiega on siin meie huvijuht Jaanika. Tere, Jaanika! Tere ka teile! Nii, ja paar küsimust sulle, et kuidas sa sattusid üldse siia 32. keskkooli? 32. sattusin ma tänu oma praktikale, kui ma siia kevadel tulin ja suvel siis mulle pakuti siin ka tööd, nii et nüüd sügisest oleme jälle tagasi. Miks just huvijuhi amet? Ma arvan, et huvijuhi amet on väga mitmekülgne ja loov samas, et kuna ma olen ise ka loov inimene, siis ma saan siin loovust kasutada ja samas mulle meeldib, kui asjadel on mingi kindel kord. Et sellepärast. Aha. Ja kuhu sa peale 32 edasi plaanid minna tööle või õppima või mis sa plaanid teha? Ma arvan, et praegu on hea aeg mõtestada enda jaoks lahti ja analüüsida, mis on kõik toimunud ja eks siis elu näitab, kuhu edasi. Kui noor sa oled? Ma olen 22-aastane. Kas 32. keskkool on sinu esimene töökoht? Jah, see on esimene kool, kus ma olen tööl. Mida sa vabal ajal teed? Vabal ajal tegelen muusikaga suuresti, mängin flööti 2 orkestris ja mulle meeldib ka reisida ja uusi paiku avastada. Miks just flööt? Flöödiga on selline lugu, et alguses ma arvasin, et õige pill on klaver, kuid ma ei hakanud klaverit õppima, sest mul ei olnud seda kodus. Ja ma arvan, et flööt on väga hea valik. Siin huvijuhina töötades, siis mis on olnud sinu kõige raskem ülesanne seni? Raskusi on kindlasti mitmeid olnud alguses, sest iga uus asi tekitab paratamatult küsimusi, kuidas seda teha ja tekitab raskusi. Aga Playboxi korraldamise tooksin kindlasti välja ja näiteks juhtujuhtide valimise, mis oli minu jaoks raske, sest et kuna ma ei tunne kõiki õpilasi ja ka vilistasi, oli keeruline seda otsust teha, aga õpilastega koos sai tehtud. Kui sul oleks tervele maailmale 30 sekundi jooksul midagi öelda, siis mis see oleks? Iga asi, mis juhtub, peab juhtuma. See juhtub põhjusega ning kõik tuleb õigel ajal. Kas olid ka enda gümnaasiumi ajal aktiivne õpilane? Ma olin gümnaasiumis aktiivne selles mõttes, et ma laulsin segakooris ja esinesin kontsertitel ja aktustel, kuid ise ei korraldanud. Aha. Siis kui saaksid meie kooli ükskõik millist värvi värvida, siis see värv oleks? Beežiks. Aga palun. Sketš! Mul on vaja veel see, füsa järelde teha, Vähemalt vaba lava on läbi. Jaa, vaba lava on tõesti läbi. Olen ka nüüd suur poiss. Jah, ma ka varsti. Kuule, aga hakkame nüüd meeste tööd tegema. Raim. Janar. Raim, Janar, noh. Siia. Noh, kuula. Kuule, mulle täitsa meeldib see. Kas see veider ei tundu sinu jaoks või? Mees, see on jazz, see peabki niimoodi kõlama. See ei ole selles, asi on selles, et see paganama jazz tuleb siit august. See on tõsi ja see on küll päris veidi. No see on tõesti veidi. Aga ma ei lähe vaatama siis. Aga lähme. Okei, lähed. Läheks. Aitad, jah? Väga hea. Kuule, siin on see põrand on natuke nagu... mis siin palju ruumi pole. Väga ei ole, jah, aga rahuga.
toimetanud? jah, tegin korraliku lõppu sulle. Vaatame siis üle. Hookus-pookus. Hookus-fookus. Jah, ühesõnaga, aitäh, et vaatasite meie tänast saadet, Hookus-fookust. Ja me lähme maalime nüüd veel ühe pildi, jah? Maale. Ja, maalime. Tule siia. Tule siia. Ma ei tea, tundus huvitav kool, huvitavad suunad, huvitav kirjeldus. No, mind rohkem huvitaski teatrisuund, sest ma olen siuke teatrihing, siuke noorhing ja sooviksin väga siis teatrisuunas jätkata oma gümnaasiumit. Ma olen kuulnud väga paljudelt inimestelt, et siin on sõbralikud kaasõpilased. Meil on väga palju sama sõpru, olen sama asju kuulnud. See on lahedam kool kui teised Tallinna koolid. Ja ma tulin sellepärast, et mind huvitab majandus ja keskkonnasuund ja tulin sellega tutvuma. Ma ei tea, ma tahtsin koju minna. Mina arvan, et selliseid massikogunemisi ei tohiks niimoodi teha. See fokusseerib rohkem kreatiivsusele. See on nii hubane, nagu kõik on siin omad ja nagu siin õppimisega. Siin ei ole nii suur pinged ja ma ei tea miks, aga kohe juba kodune tunne on siin lihtsalt. Sellepärast, et siin on tasakaal, aga tundub õige. Siin on see, inimesed räägivad, et siin on see beats võrdub treeninguga. Jah, õppimine on, kuid sündmused, kõik mis toimub, kõik see olukord, kõik see olek on ka väärt seda. Tundub õige, kas pole?